No tere! Täna siis üksi Peipsile. Väljas on -14. Täna on siis see öö, kus lubas siin 20, aga nii teravat ei teinud. Ma ei tea, kas siis selle külmakartuses. Igatahes parkla on Kodavere siis. Parkla on ikka väga tühi, siin on tavaliselt nädala sees ka rohkem rahvast. Ilm on mõnus, päike piilub sealt. Tuul on tagasihoidlik. Ega midagi, laen asjad välja, pakin peale ja kuskil 7 kilomeetri peale pean vuristama. Siis hakkame vaatama, mis landid ja kuidas. Ilm on krõbe, aga proovime midagi filmida ja võib-olla peale lõunat kolin siis telki ka. Aga vaatame jooksvalt, kuidas meil läheb. Ja siis pärast seda X-KISS kaardirakendust tahaks ka siis näidata, et ma usun, et enamus juba kasutada, kes veel ei tea, et vaatame sellega üle. Kerge tuuleka on, aga pole hullu. Siin on siuke väiksemat sorti laulupidu. Telgid, asjad. Kuskil a la 7 kilomeetri peale. Ja hakkan siis. Panen kohe tiiperi sisse ja hakkan vaatama. Et siin näha oli, et rahvas kala saab. Eks see parv siin liigub, et tuleb mingi magusam auk otsida. Aga midagi vaatame. Toimetame edasi. Opsti, jalad kõik võttis. Viisakas tundub. No, see on juba pannikala. Ilgelt alla. Kuidas kuum tee, loodame, et liini katki käis natukene soojenemas. Siin kunagi talve algul oli nendest liinidest ka juttu, et panin opsti, läks midagi käima. Et 0,20 noroliin on mul siin praegu. Katsetan siis seda. No. Noh, siuksed, ei tea, ma võtlen 21-23 senti, need lähevad kõik tagasi. Teed jõuab ikka juua vahepeal. Aigu hea. Marjatee, muidu läheb kohvalatega. Kalal siis kuum tee, püsib kuum vähemalt. Kui ta juba kõnedi huvi näitab, küll ta siis lõpuks ära ka võtab. Hakkas toimima. Kui kala ei võta, siis tuleb võikut võtta ja teed juua. Nii-öelda ebasobival hetkel neile meeldib võtta. No näed, ei tutsu. Vahepeal panin telefoni puhkama ja panin siis tableti omale siia. Ja 10-tolline tiiper käib ja väga mõnus, väga mõnus. Ahvenapüügiks täitsa piisav. Ja suur ekraan. Mõnus tšekkida, mis toimub. Kell on 2. Nii kala on siuke 50-60. Kala on kogu aeg all, aga
siis kui käima saad, siis saad 2-3 tükki ja siis need rahunevad maha kuidagi. Aga 4-ni kuskil, 4-ni proovin kuuma anda tavaliselt. Hopsti taga. Enne pimedat on võttu alati, nii et no see on ilusam ka. Niisugune pannikala. Ja käib. Ilusamas mõõdus. Kala läks käima. Vaatavaks saame veel pätsi. Paugu. Enam-vähem. No, ei asendame. Tahaks pätsi. Opa. No, on pätsi moodi. No, normaalne. No, ilus. Ilus. Kell hakkab kohe 3 saama. Kala on jäänud vaiksemaks. Ümberringi, kes siin on, lätlased, tundub keele järgi on muutunud lärmakamaks, nii et ma leidsin oma GoPro kotist. Mul on see juba mitu talve kaasas sõitnud. Panen ka siis ära äkki. Äkki hakkab võtma. Päris hea teeb. Tee kõrvale. Ma vaatan, tunni veel möllan siin ja proovin ikka vaatan, kas asi on minus või parv läks kuskil ära. Otsima järgi ei viitsi minna, ootan siin. Äkki ujuvad kaarega tagasi. Nii et vaatame. Saame veel kala käima. Nii, 5 minti hiljem läks nüüd parv käima. Vaatame, et me siit ära vormistada suudame. Nii, täpsti. Paneme kohe uuesti. See läheb ikka tagasi. Korda on nüüd toiminud see, et lase vastu põhja, tolm üles, võib-olla veel, siis kerin, põhja peal äretan huvi ja siis hakkan tõstma, siis vaatan, siis tulevad järgi. Nii, üks läks käima. Hopsti. Praegu on niimoodi tund järjest. Kõik kalad on selle... No nüüd tuli ära otsast. Jah. Aga selle põhja peal tolmutamise peal on nad käinud. Vaikus.
kuu. Ja see, mis siin oli, laulupidu. Tühjus. Kõik viimased veel lähevad, nii et pakin ka ruttu kokku ja panen ka jugama Saabe Valges koju ikka. Kuna seal, kus ma olin, seal kaugusel oli internetiga kehvasti, siis ma näitan siit. Ühesõnaga Google'is XGIS 2, siis Maa-ameti maainfo rakendus. Ja valid siit vasakult ülevalt merekaart. Ja noh, siin on ümberringi kõik mereinfo ka, aga meid konkreetselt huvitab praegu see Peipsi siin. Ja kui siis sisse zoomida, on ilusti sügavuskaart siin olemas. Ja kui teil on telefon ilusti kui teil on telefoni kompass kalibreeritud, siis ta näitab ka suunda. Et siin on siuke sinine sektor tekib. Et see on siis kuhu poole sa liigud. Mina olen juba kaldas, aga saad siis vaadata, et vastavalt kuhu sa näoga oled, sinnapoole siis liigud. Et kui jääd pimeda peale või üldse tahad kuhugi, siis kui on vaja siis nii-öelda orienteeruda, et kuhu minna või kus sa oled üldse. Ja siis täna käisin siis siin sügavikust üle ja siin kuskil siin 7-8 peal. Ja kui siit paremat servast tõmbata nool, igast muid vidinaid ka ja saad, ütleme, vahemaad ka mõõta näiteks, et ma näed siit 1 punkt. Nüüd läks assi. Et vahemaad paned siit 1 punkt ja umbes kus käisime ja näitab ära 9,7 kilomeetrit, et saad siis vaadata. Ja noh, siin on igast muid lisasid ka, aga kiire siuke ülevaade siis. Ega midagi, kui meeldis, pange ikka like ja tellige kanal ja näeme järgmises.